Cooking Jazz. Nii, oleme jõudnud Aunmanni salongi. Väikene upgrade meie kontori urkast, kus oli 27-eurone induktsioonpliit. Siin on asi vähe glamuursem. Boschi ahjud, kõik jutud. Teeme juustukooki. Baski juustukooki. Nii ongi. Alustame asjaga. Käige kaubamajas inimesed. Osad inimesed arvavad, et baski juustukook on ülikeeruline kook. Tegelikult asjad on keerulised siis, kui sa ei oska neid teha. Asju tuleb osata. Reaalsus on see, et teed mingi 4 asja kokku ja jälgid natukene küpsemist ja ongi toimib. Ma leidsin kodust, mingi nagu natuke väiksema patarei. Mul ei olnud seda õiges mõõdus patareid, siis ma panin suvalise suurusega patarei siia. Ja see ütleb meile jälle seda, et maailmas ei ole probleeme. On ainult lahendused. Tegelikult sul ei pea olema patarei nagu õiges suuruses. Sul peab lihtsalt puudutama neid klemme. Iga päev õpid midagi. Okei, alustame siis koogiga. Meil on vaja toorjuustu. Ise soovitan Philadelphia toorjuustu. Mitte sellepärast, et see on sponsoreeritud, vaid sellepärast, et see on stabilisaatoreid täis ja see ei lähe vesiseks, kui sa seda küpsetad. Esimene. 4 tükki oleks vaja neid. Jah, lusikaid meil ei ole siiamaani. Ega meil kontoris ka ei ole lusikaid. Ühes Philadelphia pakis peaks olema umbes 200 grammi Philadelphia juustu, vähemalt siia on niimoodi peale kirjutatud. 585 saime tüssu taaskord. Vaatame, kas 4. pakiga päästab ära. Vaevalt. 774. Ühesõnaga arvestage siis umbes mingi 10 grammi Philadelphiat on tegelikkuses vähem, kui teile räägitakse. Nii, siin on nüüd mingisugune 700, heal juhul 80 grammi toorjuustu. Laame siia sisse 200 grammi suhkrut ka. Siiamaani on kõik suhteliselt straightforward, nagu öeldakse eesti keeles. 200 grammi suhkrut, 4 pakki Philadelphia toorjuustu, 200 grammist. Hakkame laduma. 780 plus 200 on 980. 980. Tore. Ükskõik, mida sa teed, väike törts soola. Kohvi sisse. Väga hästi olete proovinud kohvi sisse soola panna. Õlle sisse olete proovinud soola panna. Õudselt hea on kohvi sees sool ja õlle sees on ka jube hea. Miks see vilgub? Ma ei tea, vahet ei ole. Las ta vilgub, kui ta tahab. Kes olen mina talle ütlema, et ära vilgu? Kui ta tahab vilkuda, siis las ta vilgub jumala eest. Ja siis vanillikauna lõikad niimoodi pooleks. Ja siis siin sees on vanill. Tõmbad siit noaga klõpsti välja. Must kuld. Tumepruun kuld, ma ei tea. On must, midagi on igatahes. Ja siis selle kühveldad ka siia sisse ja siis ongi. Pool kooki on nagu valmis. Nüüd sul on vaja sellist asja. Gustav võiks seda olla. Ostke endale köögikombaine koju. Lased minna. Vahtu ei maksa ajada. Kõige madalama sättungiga. Kui sa vahtu ajad selle, siis ta läheb rõvedaks. Baski juustukook on pärit sellisest kohast nagu San Sebastian. Seal on üks putka kohvik nimega Lavinia. Tüübid teevad 100 kooke päevas. Aga see on parem. See Lavinia kook on nagu ülimunane. Et ärge uskuge tõde taaskord. Rahulik. Põnev. Siin on 200 suhkrut, siin on 4 pakki 200 Philadelphiat,
2 supilusikatäit jahu läheb vaja umbes. Selline pakk vahukoort, mis ta siin näitab meil peal, 400 milli. Nüüd selle jahuga on selline pull, et kui sa selle jahu siia samma sisse viskad, siis see jahu läheb rõvedalt tükki. Mis me teeme? Me teeme niimoodi, et me teeme sellest jahust ja koorest enne väikse plöga vispliga. Näe, põmm, tükke pole, ülikõva. Nüüd laad ülejäänu siia sisse. Niimoodi, et sa saad selle siit välja ka valada. Ja kuhu mujale, kui Gustavi kõhtu. Ja terve pakk. Ärme tagasi hoia ennast täna. Iga päev ei soovitaks süüa sellist asja. Laktoositalumatul ka ei soovitaks süüa seda asja. Munadega üldiselt suures pildis on asi selline, et üks muna kaalub mingisugune 50 grammi. Võiks olla 5. Kui sul on väga suured munad, siis 4 võib-olla piisab. Vaatame. Ma unustasin kaaluda seda muna. Väga ülikõva. Nii, 88. Võtame järgmise muna. Mul on üks muna on sees. Teine muna. Klõpsti. Kuule, ülisuured munad on. Mune võiks ka olla mingisugune 200 grammi ringis. Noh, umbes 4 muna. Mul tundub, et mul tuleb 3 välja. Need on nagu mingi maailma kõige suuremad munad. Vaata seda värki. Pardi muna põhimõtteliselt. Opa, 3 munast täitsa piisab. Ühesõnaga, 200 suhkur ja muna, 4 pakki Philadelphiat, 2 supilusikatäit nisujahu, veits vanilli, veits soola. Siia samma hoiame kokku, on ju. Ärme raiska vett, ärme raiska köögiriistu. Teeme kõike ühes potis, sellepärast et see, mis siin põhjas on niikuinii seal juba sees. Keegi ei kaota. Selle punase tükki oleks võinud välja võtta. Igasuguseid mune erinevatesse mikstuuridesse lisatakse jupi haaval. Ja nii teeme ka meie. 2 jaos. Liiga pikalt viitsin oodata praegu. Maailma kõige lihtsam kook. Mingid vennad hull mõtlevad, et nagu, see on nii keeruline kook, tegelikult ei ole. Paar asja kokku ja õige tembiga ahju ja pead jälgima ahjust, see on nagu keeruline. Samal ajal, kui see siin ennast valmis mikserdab, siis meil on vaja võtta 20. See on 20. See võib olla 20. See vist on 20. Kui me lepime kokku, et see on 20, siis see on 20. Näe, tule vaata seda. See on valmis. Tule. Näita siia sisse. Ja. Ole julge. Hop, põmm, valmis. Siuke ta peabki olema. Nüüd seda niisket paberit on suhteliselt hea siia põhja nagu kurat väike sai. Teeme uue. Torkate umbes niimoodi sisse siia. Liiga hullult ei pea muretsema selle pärast, et vale auk. Koogitainas on valmis. Midagi väga keerulist ei olnud ju tegelikult. Palju meil praegu on läinud selle asja peale? Mingi 10 minti või? No, 12 minutit on kõigil olemas. Selle teed ju reklaamipausiga teed valmis selle asja. Kraabid ääred alla, lased veel sutsti läbi ja valad vormi. Läheb minna. Ja nii ongi. Sikutad siit enam-vähem nagu seda välja, et oleks paigas ja lõikad ääred ära. Tead, mis ääred ära lõikad või? Sellepärast, et see kook läheb põlema muidu ahjus. See vaski põlend juustub kook, sellepärast, et see pealt põleb ära. Kohe näed. Nii. Kuumud viisid. Kus sa oled? Kuumud viisid. Põmm. Ülalt ja alt kuumus. Temperatuur
väga oluline, jätke meelde, 220 alustuseks. Me oleme oma 24 eurostest köögivahenditest jõudnud nagu paar sammu jooksuga ülespoole. Meil on siin Bosch Accent Line'i tehnika. Ülikõva selle juures on see, et sa saad vaadata samal ajal kaamerast kodus telefonis, kuidas sul toit küpseb. Ja seda me kavatseme teha ka. Meie töö siin on tehtud põhimõtteliselt. See läheb ahju ja umbes 35 minti 220-ga. Ja siis mingi siuke 10 minti 205-ga, 200-ga. Ja siis ongi valmis. Mis meil siis kokku läks? Praegu on 15 minti läinud. Ahjus läheb 45 minti ja tunniga on siuke musu valmis. Kena. Ma oskasin kunagi vaamast mängida sellega. Vaamas. Samal ajal näiteks, kuna ma olen väga hästi reisinud inimene ja Baskimaal käinud mingi 3 korda, siis seal on nagu 2 erinevas suunas tehakse asju. Ühed on puristid, kes söödavad seda kooki niimoodi, et lihtsalt lõikavad selle tüki kooki ja söövad selle ära ja nii peab sööma seda. Teised teevad nagu väikse pudina kõrvale. Mulle meeldib see pudinaga variant. Teeme väikse pudina kõrvale. Selleks tõmbad digestive-küpsised pudiks rahulikult. Võid selgadega ka teha, kui tahad, mida kohalikus külapoes müüakse. Nii, sõbrad, 220 on käes. Paneme musikese sisse. Ja – 35 minti kella peale. Ühesõnaga, seal Baskimaal, üldse, kui sa lähed lõunasse, siis vennad on oma köögiga mingi hull puristid. Et ma ei tea, pastat võib teha ainult ühte viisi ja paellat võib teha ainult ühte viisi. Tegelikult nagu tekib seda tahate. Võib-olla nagu mingid asju isegi saab paremaks. Minu meelest lihtsalt, kui sa teed siia krambi juurde, siis äratab ellu selle asja. Nii, siit teeme rahuliku pruuni või. Sulatad selle või ära. Nii, sulatad ära ja nüüd siis ootad natukene ja vaatad, kuni või läheb pruuniks. Päris ära kõrbeda ei lase asjal, lased pruuniks. Näe, vaata seda värki. Jumala pruun ju. Lased veel tumedamaks veits. Super, maasikas. Ja siia sisse. See kõrvale. Segad läbi. Sa võid seda digestive-küpsist niisama sinna kõrvale ka laduda, aga nii on parem. Me teeme nagu eriti lihtsalt asja. Ma ei tea, need inimesed, kes tulid siia vaatama, tahaks teada rohkem molekulaarkulinaariast, siis te olete vales kohas. See on nagu mingisugune kuradi Jamie Oliveri kuradi. Mul on 4 asja, mis ma sellest teen. Teeb Baski juustukooki. On pühapäev, kell on 4. Rosamunde Pilcher käib kuskil Lõuna-Baieri hotelli, mingi seriaal. Vaatad seda rahulikult. Mingi vend on doktor kindlasti, kes ei ole arst, aga vend on doktor. Doktor Friedrich. Tuleme tagasi siis, kui kook on valmis. Tere lapsed, oleme tagasi. Kook on valmis. 35 minutit 220-ga, 10 minutit 205-ga. Võtame musikese välja. Nii, siuked on. Ettevaatlikult. Vaata, kui sa praegu nagu toksid teda, siis täpselt selline ta peabki olema. Ja nüüd, kui see on päev otsa sul külmkapis seisnud, siis ta tõmbab kokku ja välja selline. Ja olemegi omadega mäel. Kutsuge lapsed õuest tuppa. Kook on valmis.
osad vaata, mingi viimane trend on teha siuksed kooke, mis on seest toored. Ülirõve nagu. Pane tagasi ahju, see on toores kook. Mida sa teed? Ma igal pool vaata, Instagram on täis, kõik vennad teevad kooki. Mul on nagu see, mul on see tänapäevane kook. Aga vaata seda, põmm, kreem. Kas ma valetasin, et see tuleb hea või? Ei valetanud ju. Ja kas ma valetasin, kui mõtlesin, et see on lihtne? Ei valetanud. Väga lihtne oli. Mis meil oli siis? 4 asja keerad kokku. 800 grammi või 4 pakki seda Philadelphiat 200-st, nii palju kui sealt tuleb. 10 grammiga seda tüssu iga paki pealt, nagu me aru saime. 200 suhkrut, keskelt läbi 200 grammi mune. Kui sul on väga suured munad, siis 3. Kui sul on väga väiksed munad, siis 5. Terve 400 rööskoor või see vahukoor, törtsoola ja vanilli. Tegime ka krambi. Näiteks kui sa lähed sinna Lavinia kohta, millest me rääkisime, siis seal nagu sulle antaksegi niimoodi. Põmm, palun, söö. Minust mingi 5 kulli või 3 kulli oli üks tükk. Aga mulle meeldib, kui on nagu seda krambi ka küljes. Siis sul on nagu ülevalt on karamell ja alt on nagu see karamelli maitse. Palun väga. Nii. Tulge tagasi järgmine kord. Võtame teid taas kord vastu Aulmanni köögis. Bosch'i ahjuga küpsetame kaubamajast saadud asjadest. Aitäh!